kõik suured on? Koos? Kus nad on? Teie mind ei tunne. Olgu, kuulake, ma siis räägin, miks ma siin olen ja kes ma olen. Kuulake hoolega ja ei mingit itsitamist. Teid tervitab Alu mõisahärra, teie alandlik teener, Eestimaa rüütelkonna peamehe Georg von Lilienfeldi poeg Otto von Lilienfeld. Võite mind pidada ka lihtsalt Lilienfeldide koondkujuks. Minul vahet pole. Aasta tagasi lahkusin siit parimate muljetega ja olen nüüd korraks jälle tagasi teie imelises Raplas. Mäletate, millise toreda 2 hobusega kaarikuga ma siin ringi sõitsin? Aga nüüd, palun väga, 1 setukas, kutsar ja lihtne vanker. Kohe selgitan. Mõisad on ettevõtluse pesad ja kõvad tööandjad, aga ka kohad, kus härrad saavad rahus ja vaikuses olemise sihtide ning üldise edenemise üle juurelda. Mõni mees ei püsi seetõttu oma valdusteski, muudkui mõtleb, reisib ja kirjutab. Nagu minu rahutu naaber Raikkülast. Teate küll, Hermann von Keiserling. Haritud mees, oli Tartu Ülikoolis keemiat õppinud ja püsis siinmail mõnda aega veel pärast Viini ülikooli lõpetamist, et siis Euroopasse minna ja seal tegusid teha. Ka mina proovisin natukene tema moodi olla. Mõisa majapidamine jäi aga unarule ja siin ma nüüd olen, 1 hobuse, vankri ja kutsariga. Aga küll ma toibun. Aga vabandage, jäin lobisema. Raikküla Keiserling oma Viini ülikooliga tõi mulle meelde hoopis teie üleilma kuulsa 8-tahulise häärberi. Jah, just sellise, nagu te mulle näitate. Olen kuulnud, et suurtel on ideed otsas, mida selle suurepärase häärberiga peale hakata. Mul tuli just praegu tark ja ilus idee. Mis oleks, kui te teeksite siia ülikooli? Teie haridusseltsi mehed olid ju kunagi nii vahvad ja ettevõtlikud, et lõid 2 koolimaja üles ja mõnda aega peeti siin teie Raplas isegi Harjumaa gümnaasiumit. Rapla oli selle suure maakonna vaimuelu keskuseks. Meestel oli kõva hoog sees, rääkisid juba ülikoolistki, aga sõda tuli vahele. Nüüd seisab see tore maja tühjana. Aga pange siin ülikool käima, 8-tahuline, kas või mõne suurema filiaalina. Ja õppekavas olgu 8 suunda. Teiste seas muidugi ettevõtlus ja ärindus ja kindlasti ka rahandus. Siin võiks raamatukogugi olla. Aga ei mingit teatrit, luulet ega muusikat, seda on teil juba niigi palju. No, mu väikesed sõbrad, olete minuga nõus? Teil siin Raplas on kõik matemaatika põhine, 8-tahulise häärberi juurest otse 4-näolise tegelase juurde. See on siis teie linnapea. Kui lubate, ma käin oma taskurätikuga, ta 4 nina üle. Saigi parem, tubli töö, gute Arbeit. Olulised ninad peavad ikka puhtana seisma. Vahel on vaja väga täpselt nuusutada, kus poolt tuul puhub. Kas need on kõik mulle? Leivakoda Rukkis. Signe. Looduslik käsitöö seep. Okka talu. Atla, see on mulle juba tuttav kraam. Järvakandi klaasistuudio. Oi, nii tore silt. Linnuke laulab oksa peal. Tohi tšinn. Ja puhas käsitöö. Kaupmeestel oli ikka tavaks küsida,
kas tohib teile midagi pakkuda? Tohib, miks ei tohi? Palun mulle pitsike tohi džinni, kui tohib. Mis te itsitate? Siin ei ole midagi naljakat. Rääkige parem mulle, kas suured panid ikka maantee kinni ja andsid kogu platsi kauplejate kätte? Hoovijott! Mis hoov? Mis ott? Teil tuleks ikka kaugemale vaadata sellest hoovijotist. Vanasti oli ikka nii, et üle Eestimaa tuldi Raplasse kokku, eriti veel siis, kui raudtee siia peale pandi. Kauba ülesostjad tulid otse Tallinnast. Ilus ja soe riidetükk. Küll oleks hea selga ajada, kui oma aluhäärberi ääres istun ja alutiikidel luiki imetlen. Aga neid on siin kohe päris mitu. Mida nendega küll peale hakata? Kuulsin, et teie volikogu läheb laiali. Peaks need komisjonide juhtidele kõigile selga panema, et ikka üksmeele märgiks. Muidu läheb nii, nagu meie rüütelkonna koosolekutelgi läks. Mäletan, kui kord kirikuõpetaja Malm, see Karl Eduard, tuli jutuga, et kirik on kitsaks jäänud, vaja suurem ehitada. Kui suurem, siis suurem, mis seal ikka arutada, kõik olid nõus. Aga mitu torni peaks kirikul olema? Kus läks vaidlemiseks? Vanal hoonel ju polnudki torni, kella helistati väravatornist. Vaidlesime kaua ega jõudnudki üksmeeleni. Lõpuks tehti ikka 2 torniga, puhtalt 1 poole kiusu pärast. Kuulge, selle Karl Eduard Malmiga seoses tuli mul hiilgav mõte. Briljante idee. Huvitav, et mul Raplas pea nii hästi töötab. See teie kirikuõpetaja, Karl Eduard Malm, tõlkis eesti keelde ühe ilusa laste laulu, millele oli viisi kirjutanud suur Austria helilooja Franz Schubert. Laul sai üle Eestimaa tuntuks ja armsaks. Seda hakati üks vahe isegi Rapla hümniks pidama. Millisest laulust käib jutt? Üks kask meil kasvab õues. Õige, täpselt. Üks kask meil kasvas õues. Mis arvate, kui laulaksime selle laulu 1 korra üheskoos läbi? See laul on väga pikk. Laulame ainult mõned salmid. Üks kask meil kasvas õues, just maja ukse ees. See oli lapsepõlves mu ainus seltsimees. Ta andis viiluvarju, ta mind kosutas. Ta kohin sagedasti, mu südant jahutas, Väga ilus laul, ein schönes Lied. Ja nii jäägu, kui teil midagi tähtsat algab ja lõppeb, siis ikka üks kask meil kasvas õues. Lauluga oli veel üks hull lugu. Malmi laul levis tema lugemis- ja lauluraamatute kaudu kaugematessegi kodudesse ja oli nii mõjus, et taluperemehed hakkasid oma õuedele kaskesid istutama. Kui aga selgus, et saksa keeles oli laulus räägitud kase asemel hoopis pärnadest, hakkasid talumehed pärnasid lausa maha saagima.